Tere tulemast vaatama Balbino jätsiralli esimese hooaja eelviimast etappi. Tänane märk on glamuur, sest me oleme Monte Classicul. Kodurajaks muidugi umberikkale Balbino klassikule, kes tahab siin tabelipõhjast ülespoole tõusta. Monte Classic on tõeline väljakutse masinatele, sest me asume mägedes 4000 meetri kõrgusel merepinnast, kus juba ainuüksi niisama hingamine on keeruline, rääkimata siis veel spordi tegemisest. Aga tingimused on võrdsed kõigile. Monte Classic on ette valmistanud jälle loomulikult Hot Wheelsi superrajameistrid ja nii palju raha raja ehitamiseks pole nad veel mitte kunagi kulutada saanud. Seda lihtsalt purskab igast nurgast. Tagasi siin ei hoita, kulda ja karda on kõikjal. See on tõeline Balbino Wood, mis toob kohale tõelised staarid. Brigitte Susanne Hunt ja Krista Lensin sinna ei mahu. Nemad ainult unistavad kutsest sellele võidusõidule. Rada ise on sirge, aga selle teevad eriliseks ikka ja jälle need Hot Wheelsi turboväravad. Kes sealt läbi pääsevad, saavad sellise kiirenduse, et nõrgematel tuleb pisar silma. Aga hoogu on vaja, sest esmakordselt on finiš mäe tipus ja sinna annab sellistes tingimustes ronida. Võistlejad on kohal, teiste seas paistab silma ka Nurr, kes täna rajale ei pääse, aga tal on tähtis roll, ta on kohtunik. Tema jälgib, et keegi ei lõikaks ja raks kõiki teisi reegleid täidaks. Avasõidus vastamisi Classic ja onu Eskimo. Classic on nüüd kõik mängu pannud, mis panna annab. Kapoti alla on ta pannud tuksuma Ferrari F1 mootori. Nagu arvata oli, siis onu Eskimo sai peale taluralli katkestamist naise käest riielda ning veetis nädala mangopüreed juues, mille tarnis talle kulderigas muutike. Aga tundub, et see dieet mõjus. Onu Eskimol on kohe väga hea hoog sees ja Classicu Ferrari ei saa kuidagi järele, kuid õudu. Onu Eskimo ei saa üldse pidama, mäest üles sõites ta ei sõida, vaid lausa lendab ja nii jääb korrektselt ületamata ka finišijoon. Milline ebaõnn. Classic aga turvaliselt kohal ja esimene samm tema poolt tehtud. Balbino aeg 1,88. Smutike on langenud üldtabelis 3. kohale, mis tähendab, et siit on vaja nüüd jälle häid punkte. Koorejäätis, kes pole varem nii kõrgel ja kaunis kohas käinud, on stardis söötablettide peal, sest kõik see ilu ja glamuur tegi kõhu korrast ära. Kuid punkte see kaval sõidumees juba korjata oskab. Mõlemal on väga hea hoog sees. Koorejäätis ei jää palju maha, Smutike haistab võiduvõimulust ja ei raatsi pidurut kasutada. Ta on finišis, kus maandub otse Nurri vuntsidesse. Ei midagi hullu. Mõlemad on terved, üks saab edasi sõita, teine kohtuniku tööd edasi teha. Ajad Smutike 1,81, Koorejäätis 1,97. Järgmine paar, hooajaliider Raks ja Vanilla Ninja. Viimane tabeli 4, aga kõik pole kadunud ka tema jaoks. Raks jääb stardis kohe raja ääres olevaid piigasi passima ja Vanilla Ninja põrutab ees minema. Raks saab aru, et asi on hapu. Ta surub gaasipedaali läbi põranda, kuid häda ja viletsust noormees põrutab finiši posti ja katkestab. Vanilla Ninja aeg 1,69. Järgmine paar, Jätsiabi ja Härmavili. Talurallil esimese võidu saanud Jätsiabi ja Härmavili on kena paar. Härmavili ei jõudnud ka kodus finišisse ja loomulikult on maakal sellises glamuuripesas üsna ebamugav oma villaste sokkidega esineda. Aga elu ongi karm. Äkki just siin õnnestub tal maarahva au päästa. Võrdselt jõutakse turboväravatesse, edu ei saa kellegile anda, kuid jälle Härmavilja sõit just seal väravates otsa saabki. Jätsiabi, kes eelmisel etapil sai meeletult enesekindlust, tuleb lõpuni ja kena ajaga. Jätsiabi aeg 1,85, Härmavili jälle katkestamine. Ja tabeli seis teie ees. Vanilla Ninja päeva parim aeg 1,69, Smutike 1,81, Jätsiabi 1,85, Balbino Classic 1,88, Koorejäätis aeg 1,97. Härmavili katkestas koos Raksi ja onu Eskimoga. 3. koha peale saavad seega sõitma Ferrari F1 mootorit kasutav Classic ja Jätsiabi, kelle mootor on sama vana kui Eesti luule. Aga sellele vaatamata saab Jätsiabi väga hea üles, aga mis nüüd? Mõlemad masinad põrutavad täishooga turboväravatesse ja jäävad sinna kinni. Esimest korda Jätsiralli ajaloos ei saa me välja anda 3. kohta, sest mõlemad katkestavad. Classicul veel Ferrari mootor ka pilbasteks, milline draama laupäeva õhtusse. Suur finaal, vastamisi vanad sõbrad, kes korduvalt juba Jätsirallil mõõtu võtnud. Omavahelist vastasseisu juhib Smutike 2-1, kuid kumbki pole sellel aastal veel etapivõitu saanud. Smutike saab väikese edumaa sisse, kuid Vanilla Ninja ei anna alla, ees ootab mäkketõus ja just siin läheb Vanilla Ninja masin käest ära. Kas taaskord katus? Aga ei, mõlemad masinad tulevad üle finišijoone. Seekord jääb Smutike siiski peale, kuid väärtuslikke punkte jagub siit mõlemile.
Sellega on Monte Classic lõppenud ja Smoothike saab hooaja esimese etapi võidu ja 12 punkti, Vanilla Ninjale 10 punkti. Võrdselt 5 punkti saavad nii Jätsiabi kui Balbino Classic ehkki 3. koha heitluses nad finišisse ei jõudnud. 4 punkti läheb koorejäätisele, Barankad saavad Raksonu, Eskimo ja Härmavili. Tabeli liider on meil jälle uus tegija, selleks on siis Smoothike. Vanilla Ninjal punkte 41, Raksil nüüd 40 ja 39 punkti on Eskimol. Kogu see nelik heitleb veel hooaja esikoha eest. Seega on pinget tõusnud lakke, sõita on jäänud veel 1 etapp ja esikohale heitlemas tervelt 4 sõitjat. Maiuspala kõigile maiasmokkadele, Jätsiabi kodurada Jätsila on hooaja lõpetaja. Kohtume laupäeval kell 18:00.